Kas Mustamäe spordihall hakkab sügishoojaks juba valmima? Loomulikult hakkab, siit taustalt on ju näha, et maja katusel ja kohe-kohe läheb viimased tööd, et mis siin veel suur töö on vaja teha, et fassaad kauniks teha. Praegu on ju näha, et üks suur plekkoloss tegelikult saab olema nii nagu üle tee. TTÜ raamatukogu kenasti sellise riidekaunistusega üle tõmmatud, aga mitte täna ei ole me ainult vaatanud seda ehitust siin, et tänase päeva eesmärk on olnud tutvuda kõikide Mustamäe ehitusobjektidega. Et kui eelmisel nädalal vaatasime Lasnamäe ehitusobjektid, siis täna vaatame Mustamäe ehitusobjektid üle, nii täna ehitatavad ja loomulikult vaatega tulevikku, sellepärast et meil on eelarvestrateegias on ette nähtud tulevikukavad ja nüüd tuleb vaadata, mida on võimalik teha ja kus koha peal võib-olla vaja teha muudatusi. Nii et oma silm on kuningas on siis selle tänase ringkäigu võib-olla deviis. Vaata, oma silm on kuningas, et küsiks veel selle hoone värvi kohta, et mis värvi ta saab siis olema, see kongas näiteks? No kindlasti ta ei ole selline punane ja ergas, et ta peab siia Mustamäele kenasti sobituma ja ta ei ole ka ühevärviline, et kui me võtame selle TTÜ kanga, siis ta on ju ka selline musta-valge kerju, et ta kindlasti sobitub siia keskkonda. Aga mida ma veel tahan kindlasti rääkida on see, et kui vaatame Kaja Keskus, eks ole, Kaja Keskus on juba ka kenasti katusel ja kohe on sarikapidu. See on vist septembris juba või? Ja kohe septembris juba tuleb, nii et loodame, et Kaja Keskusesse, kui me täna just vaatasime, täna sai juba tunnetada seda lähedal olevat tulevikku, et kuidasmoodi on kabinetid, kuidasmoodi inimesi vastu võetakse, kui suur ja avar on meie tulevane saal, et kõik on seda ootamist ja vaeva väärt. Kui nüüd arvudest rääkida, et palju inimesi näiteks päevas ja tunnis nüüd mahutab see spordihall ja palju Kaja Keskus siis? No võtta arvudes võib-olla täna ei ole päris õige rääkida, aga kui ma räägin siin selle spordihoone, nüüd on siin kokkuleppel, siin on päris mitu operaatorit. Kõigepealt ta on ju hoonestusõiguse alusel, see tähendab, see maja ei kuulu Tallinna linnale. Maa oli Tallinna linnale ja me oleme kokkuleppel arendajaga, et siia pidi saama siis selline vaba aja keskus, mis on suunatud mitte ainult Mustamäele, vaid tegelikult kogu sellele piirkonnale. Ja siia sai siis, on juba valmis ehitatud ujula, lasteujula, väga oluline, et ka lasteujula, siis 16 sauna, loomulikult pallimänguplatsid, võimlejatele oma ruum, nii et hästi selline multifunktsionaalne, kuna siin on nüüd neid alasid hästi palju, millega tegeleda, eks siis oligi diskussioon, mis ta siis on. No algselt me teadsime, et ta on saun spordikeskus. Muidugi linnasaun ka, aga nüüd on nii, et kokkuleppel ta on siis elamuskeskus. Et sellega nüüd tuleb ilmselgelt harjuda, aga kui mõelda sisu peale, ongi ju elamused, mida me sinna läheme otsima. Need elamuskeskus ja loodame, et saame siia elamusi minna saama, kas siis oktoobri lõpus, novembri algus, nüüd sõltubki, kuidas moodi need lõplikud tööd saab valmis. No Mustamäel on üks suur probleem veel, mida te täna oma ringreisi ajal ka üle vaatamas käisite, et see saab natukene leevendust nüüd Tammsaare parkimismaja rajamisega või? Jaa, parkimise probleem on tegelikult üle Eesti võib öelda, et parkimise probleem, et ma tean, kolleegid Tartus Annelinnas on täpselt samamoodi hädas, et kuhugi pole panna autosid, et rohkearvulised elumajad ehitati 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel, siis oli maja kohta 2-3 autot ja täpselt sellega tookord arvestati. Ja täna oleme hädas, sest et meie niinimetatud magalates elavad pigem, no loomulikult on eakaid, aga väga palju ka noori peresid ja vaat noorele perele ei saa öelda, ära osta endale autot. Ja linnas saab väga hästi sõita bussiga, ühistransport on Tallinnas hästi korraldatud, aga
eestimaalasele on ju juured maal ja me tahame kõik käia maakohtades ja võt maakohta me sõidame ju autoga ja nüüd ongi vaja siis leida lahendust, kuhu need autot saab parkida. No, me teame, et meil on koostöös korteriühistutega programm, kus me anname linnamaid parklate ehitamiseks, aga tundub, et see ressurss on otsas, et on juba väga suured vastuolud sellega, et kui palju veel saab roheala anda parkimiseks. Ja nüüd järgmine ongi siis see parkimismajade rajamine. Esimene pilootprojekt ongi tõesti Tammsaare teel. Nüüd Tallinna külaline, tallinlane kindlasti teab Mustamäe keskust, et Mustamäe keskuse kõrval siis saab see parkimismaja olema. Ja mida me täna veel käisime vaatamas, see on ka minu arust iga noorema inimese unistus, on spordiväljak või selline huvi, kuidas ma ütlen, et kus saab rulaga sõita ja kõike muud seesugust sporti teha vana 37. keskkooli juures. Et see on ka selline hästi tore tendents, et meil on väga palju lasteväljakuid, kus saad 0 eluaastast kuni 4.–5. eluaastane, aga vaata nende väikeste kiikude peal nüüd see puberteet ju enam ei lähe. Ja need lapsed ongi ju pillapalla ja kui me kuuleme siin, et politseil on tegemist noortega, no loomulikult see on täiesti loomulik jätk, kui nendel lastel ei ole muud teha, kui koduse nutiseadmega nikerdada, no siis tulebki linnal sellest hoolitseda, et noortel oleks tegevust ja võt see spordirajatiste kompleks seal ongi kindlasti üks abi.